Tere kõigile! Mul on hea meel, et olete liitunud Apollo Grupi investorite veebiseminariga. Täna võõrustavad meid Apollo Grupp ning sõna võtavad Apollo Grupi tegevjuht Toomas Tiivel, CFO Aleksei Kadõrõko ja nõukogu liige Liisi Znatokov. Alustame ettekannet ülevaatega Apollo Grupist ja Apollo Grupi võlakirjade pakkumisest ja seejärel liigume küsimuste ja vastuste sessiooni. Kui soovite esitluse ajal esitlejatele küsimusi esitada, siis palun kasutage selleks menüüs esitluse all olevat küsimuste ja vastuste sektsiooni, klõpsates nuppu Q&A. Sellega annangi sõna edasi Apollo Grupi tegevjuhile Toomas Tiivelile. Ja aitäh ja tere hommikust kõigile. Räägime siis täna Apollo võlakirja emissioonist ja sellest, millega me üldse tegeleme, kuidas meil läheb ja mis meie tulevikuplaanid on. Ja enne kui ma Apollo juurde lähen, siis ütlen ära, et tegemist on siis sellise informatiivse ettekandega ja kõikidel huvilistel palume siis meie kodulehel tutvuda sinna välja pandud materjalidega, prospektiga, võlakirjade tingimustega, muud avalikustatud dokumentidega ja vajadusel siis pidada nõuga mõne asjatundjaga. Aga läheme nüüd Apollo juurde ja hiljuti Apollo tähistas oma 25. sünnipäeva ja Apollo tegelikult sai alguse siis tõesti aastal 2000, kui Viru tänaval avati esimene Apollo raamatumaja. Ja sellest ajast peale siis me oleme kasvanud ja seda gruppi ehitanud ja me ise nimetame ennast entertainment ettevõtteks, mis siis tulevad sõnadest eating ja entertainment, ehk et me oleme siis toitlustuse ja meelelahutuse nii-öelda ühe kaubamärgi alla ühendanud. Ja kuivõrd raamatupoodides sai kõik alguse, siis hiljem on lisandunud kinod ja erinevad restoranid ning tänaseks, kuigi meid Eestis kindlasti teatakse just Apollo nime kandvat kinode ja poodide järgi eelkõige, siis kogu grupi ärist täna 70% moodustab juba restoraniäri ja pigem ka kasvu me näeme just eelkõige restoranide segmendis. Ja meie kaubamärkidest ka me opereerime hetkel 10 erinevat kaubamärki ja me oleme oma seda portfelli luues mõelnud selle peale, et kuidas saaks nagu ära kanda sellise 360 kraadi spektri nii meelelahutuse kui ka väljas söömise osas, ehk et me ei ole ka restorane niiviisi suvaliselt oma portfelli lisanud, vaid vaadanud, et iga uus bränd siis kataks mingisuguse uue nurga ära. Meil on siin Ameerika päritolu kiirtoidukett, eks ju, KFC, kogu pere Bistro Lido näol, sushi restoran, eks ju, My Sushi, Itaalia kontseptsioonid siis eelkõige pasta poole kaldu Vapiano ja võib-olla pizza poole natukene kaldu Cancan ja nii edasi. Ehk et me oma portfelli luues mõtleme selle peale, et kuidas inimene, kuidas meie klient võiks käia 7 päeva nädalas niiviisi väljas söömas, ilma et ta igav hakkaks ja ilma, et maitsed korduma hakkaks. Natukene numbritest ka. Meie eelmise majandusaasta müügitulu oli 227 miljonit. Ütled siia vahele ka, et meie majandusaasta ei käi päris sama jalga kalendriaastaga, ehk et see algab maikuus ja lõpeb aprillis, ehk et siis see periood, millest me siin nagu nende numbrite puhul räägime, oligi siis mai 2024 kuni aprill 2025 ja siis käesolev majandusaasta meil praegu kestab, et 9 kuud on sellest läbi saanud. Meie EBITDA 40 miljonit ja puhas kasum 3,8 miljonit siis samal 2024-2025 majandusaastal. Varasid kokku 241 miljonit ja operatiivses vaates me täna tegutseme siis 4 riigis: Soome, Eesti, Läti, Leedu.
meie grupis on kokku suurusjärgus 4000 töötajat ja me opereerime 170 erinevat äriüksust. Ja tänaseks on Apollo püsikliendi baas, mille nimi on siis Apollo klubi, kasvanud 1 miljoni aktiivse kliendini. Me ise oleme selle üle väga uhked ja me hästi usume seda, et see lojaalsete klientide baas on see nurgakivi, mis aitab meil ka äri tulevikus kasvatada. Nüüd, kui läheme meie portfelli juurde natukene lähemalt, siis siin selle kaardi peal on välja toodud meie üksuste arv riigiti ja samamoodi käibe osakaal. Et kui me Soomest alustame peale, siis Soome täna hetkel veel meie kõige väiksem turg moodustab 6% käibest ja Soomes me opereerime siis hetkel 2 frantsiisi brändiga, KFC ja Vapianoga. Aga kui nüüd tulevikku vaadata, siis järgmise 5 aasta kõige suurem kasvupotentsiaal peaks olema just nimelt Soome turule ja me tahaksime jõuda tänaselt 6%-lt meie tuludest kusagile 20%-ni grupi ärist võiks siis Soomest 5 aasta pärast tulla. Eesti kõige rohkem üksusi, mis on ka loogiline, sest et Eestist kogu see äri on omal ajal alguse saanud. Aga kui käibenumbreid vaadata, siis Eesti ja Läti on iseenesest küllaltki võrdsed ja Lätis meie suur käibemootor on Liido eelkõige, mis siis on ühtlasi ka kõige suurem meie äridest. Ja Leedu turg täna 14% meie käibest, Baltikumi vaates siis kõige suurema kasvupotentsiaaliga siit kolmest Balti riigist. Me oleme oma äride portfelli jaganud 3 segmenti. On omamärgi restoranid, mis on kõige suurem segment, 41% käibest, siis on frantsiisi restoranid, 30% käibest ja meelelahutus, see, kust siis omal ajal Apollo alguse sai, 31% käibest. Nii et nagu ma alguses ütlesin, et siis jah, suurusjärgus 70% meie äridest täna on restorani ärides. Nii, ja natukene lähemalt ka meie brändidest, ehk siis meie omamärgi portfellid, omamärgi restoranide portfell, ligikaudu 93 miljonit käivet eelmisel majandusaastal, ligikaudu 16 miljonit EBITDA'd ja üle 2000 töötaja töötab. Kõige suurem nendest on Liido ja Liido on üldse täna kõige suurem meie äri. Liidole väga sarnane kontseptsioon on Delano, mille me omandasime eelmise aasta lõpus Leedus. Delanol on hetkel 2 asukohta, ainult üks Vilniuses, üks Klaipedas, aga Leedu turu vaates me näeme ka Delanol väga suurt kasvupotentsiaali ja ühtlasi ka sünergiat siis Delano ja Liido vahel, kuivõrd nad hästi sarnased on. Ja siis sushi kontseptsioon My Sushi, mis meil täna on Eestis ja eelmisel aastal alustasime kasvu ka Lätis. Meie väike kohvikute bränd Blender ja siis samamoodi eelmise aasta lõpus Leedus omandatud pitsakett Can, millel on 18 asukohta täna siis üle Leedu. Me opereerime 2 frantsiisi brändi, KFC-d ja Vapianot. KFC on meil kõigis 4 riigis ja Vapiano tänaseks siis Soomes, Eestis ja Lätis. Oluline on kindlasti mainida, et tegemist on eksklusiivsete frantsiisidega kõigil 4 turul. Ehk et meie oleme ainsad siis, kellel on õigus neid kaubamärke opereerida. Ja kui me vaatame nii Soomet kui ka Baltikumi, siis kindlasti KFC on üks meie kasvumootoritest järgmise 5 aasta jooksul. Ja 68 miljonit teevad siis frantsiisi restoranid käivet, ligi 9 miljonit EBITDA'd ja üle 1200 töötaja. Ning 3. segment, meelelahutus, kinod ja raamatupoed.
kinod on siis meil kõigis 3 Balti riigis kokku 19 kino ja 94 saaliga ning raamatupoed ainult Eestis. Eestist väljamineku plaane meil poodidega ei ole, küll aga siis Eestis jah, annab see meie nii ärimahule kui brändi tuntusele olulise võimenduse meie poed. Ja veidi üle 70 miljoni on siis selle meelelahutussegmendi käive, 14,6 miljonit EBITDA ja ligi 600 töötajat. Nii, alguses sai põgusalt räägitud ka meie lojaalsusprogrammist Apollo klubi. Meil on kõikide riikide peale kokku 1 miljon aktiivset liiget, aktiivset püsiklienti. Aktiivne tähendab siis seda, et kes on teinud viimase kuu aja jooksul mõnest meie ärist ühe ostu või tehingu. Ja see püsiklientide hulk on kasvanud päris kiiresti. Viimase kalendriaasta jooksul meil keskeltläbi iga kuu on lisandunud 7000 uut netoliiget siis püsikliendi programmi. Ja sõltuvalt äridest siis ka need püsikliendid teevad olulise osa tehingutest, ehk et kinodes koguni 80%, raamatupoodides üle 70% ja restorani äris siis 55%. Ja see restorani püsiklientide poolt tehtavate tehingute osakaal ka järjest kasvab. Ja siin me näeme tegelikult ka veel päris suurt potentsiaali läbi selle, et osad meie kontseptsioonid on täna veel Apollo klubiga liitmata. Töö käib selle nimel, et KFC saaks samamoodi liidetud ja need Apollo klubi soodustused ka rakenduksid KFC-s ning samamoodi Liido Lätis ja Delano ja Kankan Leedus on meil täna veel liitmata, samamoodi selle nimel tööd teeme. Ehk et tegelikult siit potentsiaali kasvada sellelt 1 miljonilt on päris kõvasti. Ja lisaks sellele, et need kliendid meil on, siis me näeme seda, et see väärtus tekibki siis läbi selle, et me suudame klientide ostukäitumise põhjal neid segmenteerida, neile pakkumisi suunata. Ehitame järjest üles sellist automatiseeritud otseturundust ja loomulikult see, mis nagu klientidele eelkõige huvi pakub, on siis meie brändi ülesed huved ja hüved ja kinkekaardid. Ehk et kui siin tihtipeale võib-olla konkureerivates kontseptsioonides need hüved on nagu ühe brändi kesksed või ühe kontseptsiooni kesksed, et siis meie klient, kui ta käib näiteks kusagil söömas, siis neid hüvesid ta saab kasutada hoopis kinos ja vastupidi. Ja kokkuvõttes annab siis seda, et me näeme, et meie lojaalsed kliendid külastavad meid tihemini ja kulutavad meie juures rohkem raha. Ehk et selles mõttes väga oluline komponent meie kasvusse see püsikliendi programm on. Ja nüüd, kui natukene vaadata tulevikku, järgmist sellise 5 aasta horisonti, siis meie plaan on see, et tänasele 170 asukohale lisaks ehitada juurde vähemalt 130 uut asukohta, ehk et meie opereeritavate üksuste arv jõuaks 300-ni. Ja me oleme jaganud selle kasvu siis orgaanilise vahel, ehk et siis olemasolevad kontseptsioonid olemasolevatel turgudel ja lõviosa kasvust peakski just sealt tulema. Me ise arvame, et kusagil selline 3/4 meie kasvust võiks olla selline madalama riskiga orgaaniline kasv ja siis veerand kasvust võiks tulla siis läbi uute brändide või uute kontseptsioonide lisandumise. Ja kui ma alguses rääkisin siin sellest, et me vaatame oma portfelli kui sellist nagu 360 kraadi väljassöömise kogemust, et siis mõned kontseptsioonid võib-olla meil täna portfellist puudu, mis võiksid nagu täiendada seda sünergiliselt. Oleme siin mõelnud sellise tugeva Aasia kontseptsiooni peale, tugevate kohviku kontseptsiooni peale, mida siis ka väljapool Eestit saaks laiendada ja samamoodi näiteks magusaäri on üks nendest, mis täna meil võib-olla nagu ala kasutatud. Ja
natukene siis turgudest ka, nagu alguses sai mainitud, siis Soome on eeldatavasti meie peamine kasvuturg. Et kui see täna moodustab 6% käibest, tahame jõuda 5 aastaga 20%-ni meie ärist. Ja lisaks siis kahele meie frantsiisi brändile, Vapianole ja KFC-le, plaanime ka Lidoga Soome laieneda. Ja, ja nüüd, mis Lidot puudutab, siis üks oluline osa meie järgmise 5 aasta investeeringust on uus Riiga ehitatav keskköök. Liidu ärimudel siis põhineb keskköögi tootmisel ehk et keskselt toodetakse asjad peaaegu valmis ja siis tarnitakse restoranidesse, kus tehakse lõppviimistlus. Meie tänane keskköök töötab nagu viimase võimsuse peal ehk et ta täna natukene seab meile piire laienemisele. Uus keskköök peaks valmima järgmise aasta keskpaigas, 2027 keskpaigas siis. Ja see suurendab meie tootmisvõimekuse seal ligikaudu 3 korda. Ehk et siis tekib meil võimalus uuesti Lidot edasi laiendada ja ühtlasi ka Leedus Delanot edasi ehitada. Nagu ma ütlesin, et Delanol täna on 2 asukohta, aga me näeme väga suurt potentsiaali selle kontseptsiooni laiendamisel Leetu ka. Ning samamoodi keskköök on siis see, mis Delano laiendamist võiks toetada. Ja Eesti, meie koduturuna vaatame sellist selektiivset orgaanilist kasvu. Ehk et kui tekib võimalus, kui tekib hea asukoht, kuhu mõni meie kontseptsioon sobib, siis me kindlasti mõtleme ka Eestis laienemise peale. Niimoodi. Nii palju siis hetkel meie äridest ja meie portfellist. Ma annan sõna Liisile. Liisi räägib natukene sellest, et kuidas Apollot juhitakse. Ja, tervist minu poolt ka. Võib öelda, et Apollo grupil on 3-tasandiline juhtimisstruktuur. Et kõigepealt siis kõige kõrgem tasand on nõukogu. Meie nõukogu koosneb 4 liikmest. Ja meie nõukogu esimeheks on Ivar Vendelin, kes on siis Apollo grupi kunagine asutaja. Et Ivari tugevuseks ja pärusmaaks on siis uute innovatiivsete kontseptsioonide ja brändide ülesleidmine ja maale toomine. Teiseks nõukogu liikmeks on meil Kristel Volver, kes on omaniku MM-grupi esindaja. Tema on siis MM-grupi juhatuse liige ja omab väga sellist pikaajalist kogemust ka muuhulgas näiteks erinevate M&A tehingute läbiviimisel erinevates sektorites. Kolmandaks nõukogu liikmeks on meil Kristjan Maaros, kes siis vastutab terves MM-grupis tegelikult grupi üürisuhete portfelli juhtimise eest. Ja Kristjan omab siis pikaajalist kogemust kinnisvaras, et enne MM-grupiga liitumist vastutas ta Cityconi Eesti varade juhtimise eest ja seoses sellega omab ta ka kogemust Soome turult ja ühtlasi räägib ka soome keelt. Ja mina ise 4. nõukogu liikmena siis oman 20-aastast kogemust panganduses. Ja nõukogu siis põhimõtteliselt vastutab strateegiliste otsuste tegemise eest ehk siis otsused, mis lähevad tavapärase äritegevuse raamidest väljapoole. Apollo grupi juhatus koosneb 3 liikmest. Meil on siis lisaks Toomasele ja Alekseile ka Tadas Ratskauskas, kes on pärit Leedust. Tema on siis äriarendusjuht ja omab samuti kinnisvaraalast tausta, et ta siis varasemalt on muuhulgas osalenud ka Akropolise kaubanduskeskuste juhtimises. Nüüd, mis puudutab meie portfellis olevaid ärisid, siis igal äril on sisuliselt oma juhtimismeeskond. Ja see on täiesti taotluslik, kuna me tahame kindlustada, et iga äri saaks esiteks piisavalt tähelepanu, et iga äri oleks juhitud inimeste poolt, kes teavad sellest ärist ka kõige väiksemaid detaile ja lisaks võimaldab see ka sellist võtmeisiku riski meil grupis maandada. Ja veel kord, mis puudutab siis äride juhtimist, siis võib öelda, et ärid oma igapäeva otsuste tegemisel on suhteliselt iseseisvad, et meil lihtsalt on teatud funktsioonid, mille me oleme teadlikult Apollo grupi tasandile kokku tsentraliseerinud selleks, et siis saada täiendavat efektiivsust ja sünergiaid. Näiteks võib tuua üürisuhete juhtimise, kuna
kuna Apollo oma ärimudeli poolest omab väga palju erinevaid lokatsioone ja seoses sellega on meil siis portfellis ka väga palju erinevaid üürilepinguid ja loomulikult kui me juhime neid üürilepinguid tsentraalselt, siis see tagab meile oluliselt parema läbirääkimiste positsiooni. Apollo Grupp on iseenesest osa Baltikumi ühest suurimast investeerimisgrupist nimega siis MM Grupp. Et MM Grupp omab siis kogu varasid rohkem kui 660 miljonit, omakapital on 340 miljonit ja MM Grupi portfelli kuuluvad siis erinevad ettevõtted, et lisaks Apollole, kes on tegev toitlustuses ja meelelahutuses, lisaks sellele on meil siis MM Grupis ettevõtted ka meediasektorist, kinnisvarast ja teenuste sektorist. Ja nii, siin on finantsülevaade meie tulemustest, et siis siin on kindlasti näha meie põhinäitajad, ehk siis müügitulu viimase majandusaasta eest meil on olnud 227 miljonit ja kasv on olnud 7%. EBITDA on olnud 40 miljonit ja kasv 12%. See on, ütleme, väga hea sissevaade meie mastaabiefektile. Et siis kui EBITDA on kasvanud, tähendab, kui müügitulu on kasvanud 7%, siis EBITDA kasv on olnud kiirem. Ja rahavoogude, äritegevuse rahavoog oli 24 miljonit sellest. Et varade maht on 244 miljonit, on püsinud stabiilne läbi viimaste perioodide ja siin meiega ei oota suuri muutusi. Ja kapitalistruktuur on toodud siis paremal all, et vaatame seda viimast seisu, mis on jaanuari lõppu seisuga 9 kuu vahearuandest. Et hetkel meil välislaene ei ole, et meil on omakapital 27,5 miljonit, siis on omaniku laenud 24,5 miljonit ja arvuskrediit, mis on tegelikult MM Grupi kontsernikonto osa. Ehk mis on mõeldud meie sisemiste raha kõikumiste tasandamiseks. Aga sisuliselt see on ka omaniku laenu laadne instrument. Jah, läheme siit üle ja nii-öelda oleme mõelnud koostöös meie konsultantidega, et võlakirjade omanike huvide kaitsmiseks rakendame 3 kovenanti. Esimene nendest on siis võimendusmäär, mis siis seab ette kliiri, kui palju Apollo Grupp tohib nagu laenu võtta, mis on selline oluline riskijuhtimise instrument. Siis omakapitali suhe, mis on minimaalselt peaks olema 25%, tagab tugevat bilansistruktuuri. Hetkel see suhe on 39. Ja mis on selline tugev näitaja. Kindlasti 25 on hea näitaja, millest alapoole me ei lähe ja ei tohi minna. Ja siis intressikatte suhe näitab Apollo Grupi võimet maksta jooksvalt intresse ja samamoodi see kovenandi piirmäär on 4 korda. Väga selline tugev indikaator ja kindlasti oleme üle selle. Nii peab selle olukord peab säilima ka 5 järgmist aastat. Peale emissiooni samamoodi alumine parempoolne graafik näitab, mis saab olema. Et hetkel meil on veel kord 65 miljonit omaniku laenu ja siis 28 miljonit omakapitali. Nagu prospektis on avaldatud, võlakirja emissioonist 25 miljonit läheb omaniku laenu tagasimaksmiseks selleks, et vähendada nagu Apollo sõltuvust omaniku poolsest finantseerimisest ja ütleme,
tagada nagu sõltumatust edaspidiseks. Need summad lähevad omamoodi nii-öelda laenu võimenduse vähendamiseks omaniku tasemel. Ja siis ülejäänu raha läheb meie tegevuse efektiivsamiseks ja laiendamiseks, nagu Toomas juba on rääkinud ja ka räägib sellest hiljem. Okei, aitäh. Nii, ma annan Liisile uuesti sõna nüüd, et kõige põnevam osa, et siis kavandada võlakiri. Jaa, et kõigepealt ma ütleks seda, et kui me vaatame tagasi sellele 25 aastale, mis Apollo on tegutsenud, siis Apollo on läbi käinud ikkagi väga märkimisväärse kasvuteekonna. Ja ma arvan, et mis on oluline rõhutada, on siis see, et see kasv on olnud järk-järguline ja ühest küljest on siis kasvatud läbi uute brändide ja kontseptsioonide turule toomise, aga tihtipeale teisest küljest ka läbi siis väiksemate konkurentide omandamise. Ja mis puudutab nende väiksemate konkurentide omandamist, siis siin on oluline rõhutada, et need otsused on olnud alati strateegiliselt väga läbimõeldud ja kaalutletud. Et kindlasti me ei ole neid konkurente omandanud lihtsalt selleks, et juurde saada täiendavat käivet või mastaapi, vaid meie jaoks on oluline ka kindlasti see, et need brändid sobiksid kokku meie ülejäänud brändiportfelliga, et need brändid ei hakkaks üksteist kuidagi kannibaliseerima. Me kindlasti otsime brändide vahel sünergiaid ja loomulikult, mis on veel äärmiselt oluline, on see, et iga äri peab saama ikkagi ka kasumlikuks. Ja kui on juhtunud, et mõni äri ikkagi nendele kriteeriumitele täielikult ei vasta, siis on olnud meil ka julgust teha otsuseid ja sisuliselt need ärid uuesti meie portfellist välja viia. Ehk et me väga teadlikult juhime oma nii-öelda brändi ja äride portfelli. Ja läbi sellise väga kaalutletud strateegia ja kasvu olemegi jõudnud tänasesse ajahetke, kus siis võib öelda, et Apollost on saanud Baltikumi mõistes vägagi unikaalne ettevõte. Et kui me vaatame Baltikumi konteksti, siis Baltikumis tegelikult ei ole väga palju just selliseid ettevõtteid, kellel oleks 1 miljon püsiklienti. Ja kui me vaatame ka konkurentsiolukorda, siis tegelikult võib öelda, et meie nii-öelda konkreetses sektoris ehk siis toitlustus ja meelelahutus meil tegelikult võrdväärset partnerit ei olegi või võrdväärset konkurenti tegelikult ei olegi. Et kõik nii-öelda konkurendid, kes antud sektorites tegutsevad, et tegemist on ikkagi pigem väiksemate ettevõtetega, kes on tihtipeale sellised monolainerid, kes omavad 1-2 brändi. Et ei ole siis nii-öelda võrdväärset ettevõtet, kes omaks niivõrd suurt ja niivõrd hajutatud äride portfelli antud sektoris. Ja seetõttu me oleme otsustanud, et täna on just nimelt see õige hetk astuda nii-öelda kvalitatiivselt järgmine samm edasi oma arenguteekonnal ja sisuliselt astuda siis esimene samm börsile, esimene samm siis avalikuks ettevõtteks saamise suunal. Ja sellel otsusel on tegelikult mitu sellist strateegilist nii-öelda põhjust või tagamõtet. Esiteks kindlasti me väga soovime, et need 1 miljonit püsiklienti, et need saaksid ka meie lojaalseteks investoriteks, kellega me saaksime siis jagada ka oma nii-öelda edulugu. Teisest küljest me oleme uue nii-öelda kasvuetapi lävel, kus me siis tahame nii laieneda kui ka teisest küljest investeerida efektiivsusesse ja need täiendavad vahendid võimaldavad meil seda teha. Ja mis on veelgi äärmiselt oluline on see, et kaasates siis täiendavat kapitali läbi võlakirjaemissiooni, see võimaldab meil saada siis, nagu ka Aleksei juba mainis, iseseisvamaks, see võimaldab meil tugevdada kapitalistruktuuri ja sisuliselt laiendada siis nii-öelda finantseerimisallikaid. Ja rääkides nüüd meie võlakirja pakkumisest, siis tegemist on emissiooniga, mille maht on kuni 50 miljonit eurot ja juhul, kui toimub ülemärkimine, siis on võimalus seda emissiooni mahtu veel suurendada ka 70 miljoni euroni. Tegemist on tagamata võlakirjaga, toimub siis võlakirja avalik pakkumine Eesti, Läti, Leedu turul ja need võlakirjad siis
saavad olema kaubeldavad Nasdaq Tallinna võlakirjade põhinimekirjas. Võlakirja nominaalväärtuseks on 500 eurot ja võlakirja pealt siis makstakse 7% fikseeritud intressi aasta baasil ning intressimaksed toimuvad siis kord kvartalis. Võlakirja tähtajaks on 5 aastat, mis tähendab seda, et emissiooni kuupäevaks on meil 20. märts 2026 ja võlakirjade lunastustähtajaks on siis 20. märts 2031. Selle võlakirja emissiooni peakorraldajaks on LHV Pank, õigusnõustajaks on advokaadibüroo LX Raidla ning võlakirja omanike esindajaks on siis advokaadibüroo Redman Partners. Nüüd lisaks sellele kõik meie nii-öelda püsikliendi programmi liikmed, kes otsustavad samuti sellel emissioonil osaleda ja meie võlakirju märkida, et nad saavad tegelikult ka meie püsikliendi programmis sellise erilise staatuse ehk siis Apollo investori staatuse. Ja selle investori staatusega kaasneb muuhulgas siis ka 4 Apollo kino staaritooli piletit. Nad saavad aasta jooksul 15% allahindlust popcornilt ja teatud jookidelt ja tulevikus plaanime neile ka veel täiendavaid eeliseid nii-öelda välja töötada. Ja selleks, et siis selle nii-öelda auväärse investori staatuse saada, on lisaks siis võlakirjade märkimisel tarvis ennast ka registreerida Apollo Investor veebis, ehk siis sisuliselt panna kirja oma see nii-öelda ka meiliaadress muuhulgas, millega siis inimene meie lojaalsusprogrammis registreeritud on. Ja sisuliselt siis kuu jooksul orienteeruvalt peaks see nii-öelda investori staatus ka sinna äppi tekkima. Ja kuidas nüüd märkida, et kui sa oled otsustanud, et sa sooviksid Apollo võlakirju märkida, siis kõigepealt on oluline, et sul peaks olema siis väärtpaberikonto. Kui sul väärtpaberikontot veel olemas ei ole, siis saab väärtpaberikonto avada mis tahes Baltikumi finantsinstitutsioonis, kes pakub investeerimisteenuseid. Kui sa soovid väärtpabereid või võlakirju märkida siis läbi oma investeerimiskonto, ehk siis lükata nii-öelda tulumaksukohustust edasi, siis on oluline, et sa lisaks sellele ka täidaksid ära avalduse Apollo Investor veebis. Kuna sel juhul me siis teame, et sa oled märkinud läbi investeerimiskonto ja kui me teeme sulle intressimaksete nii-öelda väljamakseid, et siis me teame, et me ei pea nende maksete tulumaksu kinni. Kui sa soovid märkida võlakirju läbi oma ettevõtte, siis on oluline tähele panna, et ettevõttel peab olema selleks leikood. Võlakirju saab märkida siis alates tänasest ja see märkimisperiood kestab kuni 16. märtsini. 16. märts kell 15.30 tegelikult on see nii-öelda ametlik lõpp, aga siin on oluline ka see, et sa jätaks seda märkimist viimasele minutile, kuna osad pangad võivad selle märkimise juba siis ka varasemalt tegelikult nii-öelda ära lõpetada. 18. märts selguvad siis tulemused ja täpne nii-öelda võlakirjade allokatsioon erinevate investorite vahel ning 20. märts reaalselt need võlakirjad emiteeritakse. Ning börsil, kuna tegemist on siis börsil kaubeldavate võlakirjadega, siis eeldatav börsil noteerimise kuupäev saab olema siis 23. märts. No nii, meie poolt kõik see, mis puudutab Apollot, Apollo portfelli, ärimudelit ja võlakirja ka, jätan selle slaidi siia ette, et kokku võtta siis selle, et miks võiks meie võlakirjadesse investeerida, ehk et kvartalis maksame fikseeritud intressi 7%. Me oleme suur ja tugev ettevõte. Meil on üle 1 miljoni lojaalse klienti Baltikumis ja me oleme siis sellise toitlustus- ja meelelahutussektori selge turuliider ja omakorda meie ärimudel
on ka riskide suhtes üsna hajutatud ehk et tegutseme erinevates sektorites ja oleme ka sellises võib-olla veidi nagu jahedamas majanduskeskkonnas, nagu meil praegu on, suutnud oma äri kenasti kasvatada. Nii et meie poolt praegu presentatsiooni osas kõik, et siis jääksime küsimusi ootama. Liigume siis edasi küsimuste ja vastuste vooru. Kui keegi soovib, siis on aega veel küsimusi esitada. Aga alustame siis enne webinari meieni jõudnud küsimustest. On küsitud, et kas lisaks olemasolevatele turgudele kavatsete ka teistesse riikidesse laieneda ja kas laienemine saaks olema siis orgaaniline või läbi M&A? No meie tänane laienemise fookus on eelkõige Soomel ja Leedul. Ehk et need on need turud, kus me nagu kõige rohkem kasvupotentsiaali näeme. Soomes siis nagu öeldud, KFC on üks kasvumootoritest. Meil täna ainult 8 asukohta Soomes ja Helsingist väljas ainult 2. Nii et seal nii Helsingi piirkonnas kui ka teistes linnades me näeme väga selget potentsiaali. Samamoodi siis Soomes plaanime Liido kaubamärgi sinna viia. Ja Leedus siis Delana kontseptsioon on üks, millesse me kindlasti usume ja samamoodi ka KFC üle Baltikumi riikide. Ehk et põhiline fookus siis nendel turgudel. Küll aga me kindlasti hoiame silma peal sellele, et mis toimub väljaspool ja mis võiks toimuda ka võimalik uute kontseptsioonidega siin meie 4 koduturul. Ehk et kui tekivad head võimalused, mingisugune kontseptsioon meie portfelli hästi sobib, et siis me kindlasti oleme valmis ka nii-öelda kiiresti tegutsema ja uute äride peale mõtlema. Siis on laekunud küsimus, et kuidas plaanitakse 2031 aastal 50 miljonit tagasi maksta, et kas on uus võlakirja emissioon, äriga turule tulek või mingi muu lahendus? Liisi, selle võtta. Ja meil on erinevaid mõtteid, et üks asi võib-olla, mida ma siiamaani maininud ei ole, on see, et esiteks meie jaoks saamine avalikuks ettevõtteks on äärmiselt oluline verstapost ja tegelikult on meie kaugem eesmärk ikkagi teha ka IPO. Me ei ole hetkel veel küll seda ajaraamistikku paika pannud, et see sõltub loomulikult väga erinevatest asjaoludest, muuhulgas sellest, kuidas turg areneb, eks ole. Aga ütleme, hetkel me ei taha kindlasti ennast nagu mingisuguse nii-öelda ühe suunaga lukku panna. Ehk et võttes arvesse, kui suureks Apollo kasvab nii-öelda selle 5 aasta jooksul, siis ma arvan, et selle perioodi lõpus on meil piisavalt erinevaid valikuid, mille vahel siis valida. Et siis 5 aasta pärast me vaatame, kas meie jaoks pigem on sobiv nii-öelda emiteerida uus võlakiri, pigem on sobiv meie jaoks minna börsile nii-öelda aktsia esmakordse pakkumisega või siis miks mitte ka võime ka kasutada pangalaenu. Ehk ühesõnaga, meie jaoks on oluline mitte ennast nagu täna nii-öelda lukku panna, kuna me arvame, et meil 5 aasta pärast on ikkagi neid erinevaid valikuid, mille vahel valida suhteliselt mitu. Siis on küsitud, et miks otsustasite traditsioonilise pangalaenu asemel emiteerida võlakirjad? Mis puudutab traditsioonilist pangalaenu, siis üldiselt traditsioonilise pangalaenu puhul on ka põhiosa tagasimaksed. Ja võlakirja eelisi on kindlasti siis see, et võlakirja puhul tasutakse üksnes intressi, et nii-öelda põhiosa selle 5 aasta jooksul tagasi ei maksta, vaid see põhiosa makse tuleb siis 5 aasta pärast. Et meie jaoks on see oluline, kuna meil on hetkel
ees ootamas nii-öelda järgmine kasvuetapp, kus me tegelikult tahaksime oma rahavoogu maksimaalselt kasutada selleks, et nii laieneda kui ka siis efektiivsusesse investeerida. Ehk et see on kindlasti võlakirja selge eelis pangalaenu ees ja see on ka põhjus, miks me täna ikkagi otsustasime võlakirju emiteerida ja mitte siis nii-öelda võtta finantseerimist pangalt. Ja võib-olla üks nagu kaugem põhjus on ka veel see, mida Liisi juba mainis, et see on nagu meie esimene samm täna avalikuks ettevõtteks ja börsil, et kui ühel hetkel toimetada, et see samamoodi meie jaoks hästi oluline. Siis on laekunud küsimus, et millised on võlakirja tingimused seoses omanikulaenuga, kas omanikulaen on võlakirjadele allutatud, mis on tingimustel on võimalik omanikulaene ja intresse teenindada. jah, et omanikulaen on võlakirjade allutatud, seda jooksvalt ei teenindata ja presentatsioonis olnud slaid piirangute osas on illustratsiooniks sellele, et mis tingimustel tohib omanikul teha väljamakseid. Et kindlasti ettevõtte finantsseis ei tohi halveneda, aga selle üldvastus, et laenu ei teenindata ja omanikulaen on allutatud võlakirjale. Ja küsimuseks on ka, et mis on teie äri kõige suuremad riskid? Ma arvan, et me oleme iseenesest riskide suhtes üsna hästi balansseeritud, kuivõrd tegutseme 4 erineval turul, mis ka nagu lähiajaloost on näha, et sellise nagu majanduslikus vaates läheb neil natukene erinevalt. Et siin on olnud perioode, kus Eesti on kõige kiiremini kasvanud, siis on perioodid, kus näiteks Leedu kasvab kõige kiiremini. Samas Soome toob omamoodi sellise stabiilsuse siia meile portfelli ja samamoodi ka meie kontseptsioonide portfell on hästi ajutatud. Ja me näeme ka seda, et kuivõrd me ei müü nagu väga kalleid asju, et siis olukorras, kus majandusel võib-olla kõige paremini ei lähe, et me oleme suutnud kasvada, et võib-olla inimesed jätavad mõne soojama reisi ära või loobuvad nagu fine diningust, aga et pigem selline taskukohane meelelahutus on see, mida hea meelega tarbitakse ka siis, kui majanduses on võib-olla veidi keerulisemad ajad. Aga selge on see, et kõik veel mäletavad COVID-i pandeemiat, kui praktiliselt üleöö läksid enamus meie asukohtasid kinni, ehk et sellise riski vastu loomulikult me otseselt kaitstud ei ole, küll aga siin tuleb mängu meie tugev omanik, kes ka siis COVID-i perioodil meid toetas ja võib-olla kokkuvõttes me tulime kogu sellest pandeemiast isegi tugevamana välja, kui sinna sisse minnes, mis omakorda sundis meid uusi ärimudeleid arendama, et toidu kojuvedu sai tol ajal hoo sisse ja nii edasi. Ehk et ma arvan, et me oleme riskide suhtes hästi balansseeritud, aga jah, et ülemaailmne pandeemia on tõenäoliselt asi, mida tol hetkel keegi ei osanud ette näha, milleks me täna oleme võib-olla mõnes mõttes siis natuke oleks paremini valmis, kui selline asi peaks juhtuma. Ja veel kord, et meil on väga tugev omanik, kellel on võimekus meid siis nagu raskest ajast vajadusel üle aidata. Nii tundub, et rohkem küsimusi hetkel ei ole, siis ma tänaks teid ettekande eest ja vastatud küsimuste eest. Veebiseminari salvestust saab ka peatselt veebis kättesaadavaks, et Nasdaq Balti YouTube'i kanalil ning jälgige kindlasti ka Apollo Grupi teadaandeid, et kursis olla ettevõtte uudistega. Ja tänan teid veel kord ja annan ka lõpetuseks sõna veel teile. Jaa. Aitäh meie poolt ka kõigile, kes kuulasid ja meid vaatasid.
kui on veel täiendavaid küsimusi, saab sealsamas kodulehel on kontaktid olemas, saab meie käest küsida ja loodan, et teie Apollo kontseptsioon ja ärimudel ja plaanid meeldivad ja tulete meiega sellele kasvuteele kaasa.